Plahvatused toimusid Kiievis ning Moskvas. Venemaa kaitseministeerium teatas 8 droonirünnakust Moskva pihta. Nende sõnade järgi olid kõik alla tulistatud, kuid sellegipoolest viga said mitmed elumehed. Moskva oblasti kuberner Vorobjov. Mitmed droonid on alla tulistatud oblastis. Uurimiskomitee, see on terrakt, algatatud kriminaaluurimine. Saadik Hinstein, see on uus reaalsus, mida tuleb endale teadvustada. Saadik Guriljov, need, kes filmivad droone, peaks panema viivitamatult vanglasse. Kartapolov, probleem on Venemaa suures territooriumis. Alati leidub koht, kus sisse lennata. Peskov, droonirünnak kinnitab vajadust jätkata erioperatsiooni. Kiievis on hävitatud otsuste vastuvõtukeskused. Valge Maja ei välista Kiievile saatmist kaugmaarakette Atkams. Ukraina kaitseministeerium kinnitas 60 Leopardi kättesaamist ning palus 120 hävitajad. Zelenski teatas, et loodab Lõuna-Korea õhutõrjesüsteemidele. Belgorodi oblast taaskord raketirünnaku all. Vigastusi said mitmed eluhooned. Šoigu teatas 16 000 hukkunust Ukraina poole pealt maikuu jooksul. Biden õnnitles Erdogani võidu puhul. Samal ajal Türgi siseministeeriumi juhataja Süleyman Soylu esinedes rahva ees kutsus hävitama kõiki, kes häirivad Türgit, sealhulgas USA vägesid. Zelenski samuti õnnitles Erdogani ning tänas selle vilja kokkuleppe eest. Kosovos toimusid tänavatulistamised. Viga said 30 NATO sõdurit ning üle 50 serblase. Serbia armee on paigatatud piiridele. Vučić nõuab albaanlastest linnapeade tagasiastumist, kelle vastu hakkas kohalik Serbia elanikkond. Valitsusel on planeeritud kohtumised USA, Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Venemaa ning Hiina suursaadikutega. Poola parlament võttis vastu seaduse, mis reguleerib Venemaa mõjuvõimu. Peale president Duda allkirjastamist, erikomisjon hakkab otsima poliitikute seas ning nende käitumises Venemaale lojaalseid. Esimesena kahtluse alla sattus endine peaminister Tusk, kes varasemalt kutsus opositsiooni protestima valitsuse vastu. Pentagon saadab merejalaväelasi Peruusse, ise hakanud president Dina Boluarte kutsel. Peale endise presidendi Castillo võimult taganemist riigist jätkuvad massirahutused. Kokkupõrgetes politseiga hukkus üle 70 inimese. Taliibid asusid lahingusse Iraani piirivalvuritega, provintsis Sishin ja Beldusjan. Mõlemad osapooled süüdistavad rünnakutes vastaspoolt. Konflikti põhjuseks on ligipääs veele. Jõgi Kalment algab Afganistanis, kuid täidab veehoidlat Iraani territoorium. Regioonis on põud. Venemaa naftatöötlemistehased vähendasid nafta ümbertöötlemismahtusid 6% võrra. Kommersandi teatel põhjuseks riigipoolsete toetuste vähenemine. Sellegi poolest uute puurkaevude avamine kasvas aprillis 16% võrra. Poola 1. juunist sulgeb piirid Venemaa ning Valgevene rekkadele. Venemaa patentide osakaal maailmas kahanes alla 1%. 13 aastaga nende arv vähenes 50% võrra.